Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karill ja Marko Raumann. Täna on meie saatekülaliseks Kadrina Keskkooli 40. lennu vilistlane ning näitleja Marin Mägi-Efert. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Alustame teie vanematest. Kuidas te neid kirjeldaksite? Minu vanemad. Ütleme niimoodi, et ma olen selle peale tegelikult mõelnud nüüd oma rännakutel, viimase aja rännakutel rohkem ja rohkem. Ja ma olen ta tegelikult suutnud isegi ühte lausesse panna. Minu isa toetas mind väga palju maisel tasandil ja minu ema toetas minu kasvamist emotsionaalsel tasandil. Ehk siis tegelikult olen ma nagu õnnega koos. Kui ma näiteks kuulen lugusid rohkem ümberringi, siis ma olen tõesti väga tänulik oma vanematele selle nagu igakülgse toetuse eest, et mina saaksin siin praegu selles ruumis siin katsetada, olla ja luua. Et ma tunnen, et tõesti mind on väga armastatud, mind on väga toetatud ja mina olen oma vanematele väga tänulik. Et oma isalt näiteks olen ma pärinud sellise või õppinud temalt sellise metsikut tahtejõu, et kui sa midagi tahad, mulle meenub üks tema lause, et kui sa midagi elus tahad, siis võtab jalad perse alt välja ja hakkab minema. Et see on nagu üks asi, mis ma oma isalt olen õppinud, mis on mind elus väga edasi kandnud. Et, ja oma emalt olengi, ma arvan, ma olen saanud just selle katsetamisoskuse. Et sa võid katsetada, sa võid proovida ja isegi kui sa failid, et tõused püsti, põled puhtaks ja läheb edasi. Et jah, ma olen väga tänulik neile. Te nüüd rääkisite nendest õpetussõnadest. Aga millega teie vanemad tegelesid üldse? Minu isaga on mul üldse tegelikult selline lugu, et tema oktoobris siit ilmast lahkus. Ehk siis tegelikult olen ma sellises leinaprotsessis veel. Ja see tema lugu ja see, kuidas ta lahkus, see on üks omaette lugu, mida ma juba alustasin tegelikult kirja panemist ka. Ja ma olen hästi palju siis käinud oma lapsepõlves praegu, oma lapsepõlve radadel, oma esiemade haudadel ja hästi palju mõelnud just nimelt, et sellest pärandist, mis tema on andnud, tema vanemad ja need omakorda nende vanemad mulle, eks ju. Et isa üks selline noorpõlve kirg oligi näiteks tõstmine, tõstesport, maadlussport. See tõenäoliselt, kus ta siis selle oma tahtejõu nagu hakkas seda tahtejõudu harjutama. Ja siis hilisemas elus hakkas ta siis tegelema äriga või ettevõtlusega, eks ju. Et samamoodi ise katsetades, korduvalt nullist alustades, korduvalt erinevaid asju proovides, on ju. Ja lõpuks ta jõudis sellise, ütleme siis, transpordiettevõtteni. Ja ema on ka katsetanud väga palju erinevaid asju ja tema on olnud rohkem siis sellele loovhing, et ongi, kui isa on selline rohkem nagu maisel tasandil toimetanud, siis ema on selline loovhing ja tema on siis lastega näiteks tegelenud ja laste kasvataja olnud ja ka erinevaid asju. Et jah. Te nüüd rääkisite oma esivanematest ja kõigest sellest pärandist. Kui palju te üldse oma esivanematest teate? Vaata, see ongi nüüd see viimaste aastate teema, et ma aina rohkem lähen ja küsin. Jõudsin isalt küsida, nüüd isa vennalt, et me jõudsime ikkagi päris huvitavate
päris kaugele nagu välja mõnedes liinides, eks ju. See ongi see, ma hakkasin nagu seda ühte liini just nagu isapoolset liini rohkem uurima. Et nüüd tegelikult emapoolne liin nõuaks nagu veel. Et jõudsin siis põhimõtteliselt isani ikkagi, kellest näiteks keegi väga midagi ei tea. Aga leidsime foto ja juba see foto minu jaoks nagu rääkis väga palju, et seal on sellist tumedat verd. Ja kuskil Peipsi äärest ta tuli, tõenäoliselt ta tuli isegi sealt üle Peipsi on ja käis kodus ainult siis, kui veel lapsi teha. Et selline on see legend, mis temaga käis kaasas. Ja see on minu jaoks nagu väga-väga huvitav. Et minu jaoks jah, juba see foto ise andis nagu nii palju informatsiooni või jälle see kujutlusvõim hakkas nagu tööle ja siis ma panen neid fakte ikkagi kokku, nii palju kui tuleb. Mingid lood saab kokku, aga vaata mingil ajal ei räägitud üldse. Et ei räägitud näiteks vallaslastest on ja. Või jällegi ma tean, et kusagil olid kellelgi, eks ju, mõned lapsed, aga järsku need lapsed kadusid, ühe lapse haud just kui on, teine laps kuskil kadus teadmata põhjustel ära, keegi ei rääkinud, kes ta isa oli, et see on õudselt põnev need lood, aga need lood kaovad mingitel hetkedel ära. Te olete sündinud 1982. aastal. Ütleks ajaloolasena seda, et veel Brežnevi ajal. Millises keskkonnas te üles kasvasite? See on äge keskkond, kus mina kasvasin. Jällegi, kuna ma olen jälle suutnud see mõelda ja mõtiskleda, siis ma tunnen, kui ma vaatan praegu seda keskkond, kus minu lapsed nagu kasvavad, siis see, kus mina kasvasin, oli vaba ja metsik. Ja see toetaski seda minu loovust, ehk siis ma mäletan, ütleme see Kadrina, see kõik oli minu mängumaa siin. Et jah, mul olid ka mingid reeglid, et millal sa koju tuled, aga põhimõtteliselt ma mäletan küll, et meie hommikul me välja läksime ja õhtul pimedas me koju tulime. Et see, meil oli nagu oma gängid, kellega me mängisime, leiutasime, katsetasime, uurisime, mõtlesime mingis lollusi välja ja näiteks mul oli, mäletan ühte konkreetset mängu. Mul oli aiamaa kusagil siin, kus me pidime käima. Mulle ei meeldinud selles suhtes nagu rohida või selline detailsed liigutused või detailsed asjad, rutiinsed tegevused mulle üldse ei meeldinud. Siis ma pidin endale kujutlusvõimega, mõtlesin asjad nagu lõbusamaks. Et ma mäletan, kui see rohimise hetk oli, siis ma mängisin seal aiamaal, ma läksin kasvuhoonesse, ma panin selle ukse kinni tagant ja siis ma mängisin, kuidas ma olen üksi seal ja õnnetu, mõtlesin enda rolli välja ja ma teen siin rasket tööd. Mingi printsessi teema tõenäoliselt oli, sest ma olin seal võib-olla 7-8 ja siis kujutasin ette, kuidas ma olen see tuhkadrinu rolli ja siis kuidas ma ootan seda valget printsi, kes lõpuks tuleb mind ja päästab sellest raskest tööst ja siis ma saan uhkesse kuskile, ma ei tea, et sellised loovad mängud ja tegevused ja igast ukakad ja kõik sellised mängud. Ja. Te nüüd mainisite oma lapsepõlve, neid mänge ja tempe. Millised on üldse teie esimesed mälestused? No päris esimesi, vaata sinna ma pole nüüd otseselt, mingisugused vilgatused tulevad, on ju. Mis ma ei oska nüüd päris esimesi praegu tuua välja. Pigem ongi mingisugused sellised killukesed. Et kui sellest metsikust lapsepõlvest mõelda ja tohutust sellest praegusest reglementeeritud maailmast, siis näiteks mäletan, kuidas ma vist olin 8. Lõpuks ma panin vist kokku, tõin isa kõrtsist autoga koju 8-aastaselt. Padjakuhil oli seal, siis polnud ju turvavöid ega mitte midagi. See oli, ma mäletan, mu esimene autosõit. Esimese käiguga ma sõitsin Viitnalt Kadrinasse. Et või siis, jah, ma ei tea, mul niimoodi. Kui palju Viitna kõrtsis käimist on hilisemas perioodis olnud? Minul või? Jah. Mul ikka on olnud igasuguseid käimisi selles suhtes noorena. Mulle tegin nagu selle töö korralikult ja jällegi metsikult ära, et ma rebeldasin päris palju noorena. Igasuguse autoriteetsuse vastu, igasuguste seaduste vastu, see oli nagu minu tee. Minna kogu aeg nagu vastu mingitele asjadele, kogu aeg kahelda kõiges või küsida, et aga miks meil selline seadus on või miks meil selline, miks ma seda ei või teha või äkki ma võin ja kuidas ma võin siis nagu laveerida, et see on nagu minu tee olnud.
ja loomulikult see teismelise ja hilisem ka, et peod ja värgid, need käivad ju asja juurde. Piiride katsetamine ja no. Kui mõelda selle peale, et teie lapsepõlv või ütleme Eesti iseseisvuse taastamise perioodi, kas ütleme see üleminek ühelt võimult teisele ka oli selline huvitav või selline küsimusi tekitav, et justkui oli nüüd see kord ja nüüd ei pea ütleme seda tegema, toda tegema ja selline? Kusjuures ma mäletan ühte hetke täpselt, kui olid isa tegeleski ettevõtlusega ja siis tal olid rublahunnikud, tohutud rublahunnikud, mis ta siis teenis, olid diivani peal, suured hunnikud. Ja siis ma mäletan, kuidas tuli järsku kroon ja need hunnikud läksid et need tuk-tuk-tuk-tuk, näiteks konkreetselt seda vahetust ma mäletan, see on väga huvitav. Eks seal oli kindlasti ka muid asju. Praegu tuli esimesena see. Kas teie kodus oli ka, ütleme, Soome televisioon olemas? Ära vaat seda ma ei mäleta jällegi. Ma ei oska öelda. Vaatasin küll ja igasuguseid asju, ma arvan, et ikkagi mind ongi jällegi unistatud sellega, et mul oli nagu võimalusi, tõesti. Et oli küll, jah. Ja. Te õppisite ise Kadrina keskkoolis. Kui mõtlete nüüd oma kooliaja peale, te olite siis, ma eeldan, kogu kooliaja siin? Jah. Mis on, ütleme, see peamine, mis teile kooliajast on meelde jäänud? Minule väga meeldis koolis käia just selle sotsiaalsuse ja suhtlemise ja kõikide nende tegevuste pärast. Mulle see kuiv õppimine ja pingis istumine ei meeldinud siis, kui seal oli mingisugune aine, mis mulle ei meeldinud, lihtsalt ei pakkinud huvi. Siis oli kohutav piin. Aga siis ma mõtlesin jälligast asju seal välja, ma mäletan. Kas siis kirjavahetust kellegiga või planeerisin mingit toredat tegevust või kooliajast üldse. Et minu meelest meil oli väga-väga äge kool, meil oli äge klass, kes oli nagu huvitatud ka siis õppimisest kui sellisest ja igasugustest kuidagi vastutustundlik ja äge ja väga loov, väga tegutsejad inimesed olid. Ma sain koolis kõike proovida. Alates kooli raadiost, kooli bändid, mis ma kirjutasin, eks ole, ma tegin aeroobikat, ma tegin trenne, andsin 7. klassist, tantsud erinevad, koreograafiad, ma ei tea, rahvad, ei olnud nagu asja, mida ma ei proovinud. Et ma läksin isegi ükskord mis on see Margi kogumisring? Filateelia. Just, võt, ma läksin isegi sinna sellepärast, et mulle meeldis see õpetaja, see oli selline vana härrasmees, tal oli selline, ma mäletan, kogu aeg üks sama selline ülikond, ta oli väga-väga selline välja peetud ja ta oli oma ala fanatt. Et ma valisin ka need asjad just, mulle siiamaani meeldivad inimesed, kes lähevad oma alasse hästi süvitsi sisse. Ja siis mul on ükskõik, mis ala see on, aga ma lähen ja kuulen ja see on nii huvitav. Et see Margi asi, see ei olnud üldse tegelikult minu teema, aga ma käisin seal tema pärast, sest see, kuidas tema nagu rääkis ja mul on isegi mingid lõhnad meeles. Et see Markide lõhn või see isegi tema mingi pintsaku lõhn. Ja see, võt sellised asjad olid minu nagu, sinna ma läksin ja ma nagu ahmesin selliseid asju sisse, ma ei tea. Näiteks vene keele tunnis ma ei mäleta vene keele õpetaja nime. Ma mõtlesin ja mul tuld meelde. Jällegi vene keel kui selline, mul ei olnud keeltega raskusi. Absoluutselt, siiamaani ei ole. Aga ma mäletan näiteks vene keele õpetaja tutvustas mulle esimest korda budismi kui sellist. Läbi selle, et ta enne igat tundi laulis budistlikke mantraid. Ja siis oli väga naljakas kõik need ommid ja asjad, aga jällegi mulle nagu näed, tema õpetas vene keelt, aga tal oli oma kirg, mida ta tõi nagu mulle, mida mina jällegi ühel hetkel hakkasin nagu rohkem uurima. Et jah. Äge, mul oli äge kooliaeg. Ja. Te mainisite nüüd ka seda kooliraadiot. Oma kooliajast mäletan, kuidas see protsess toimus, aga ütleme, milline see kooliraadio oli 90. aastatel, kuidas see muusika kätte saamine toimus, kõik see?
ära küsi mult jälle sellist asja, ma räägin, mul on vahepeal meeles mingisugused pildid, mul on mingisugused tunded, mingid emotsioonid, aga kui sa küsid mul tehniliselt, siis ma mäletan kassette, on ju, ma mäletan, ei tee, noh, vahetundidel me seal läksime ja tegime ja rääkisime ja mõtlesime ja muusikat mind kogu aeg huvitanud, aga ma tehniliselt ei mäleta, kuidas see käis. Aga mis teie roll seal siis oli? Jällegi, noh, ma mäletan mingit sellist, et tõenäoliselt võib-olla ma seal rohkem nagu hängisin kaasa või pakkusin mingeid ideid või et ma ei mäleta, et ma oleksin olnud nagu eestvedaja. Nüüd vabalt, kui keegi klassikaaslane kuuleb, seda võite mulle nagu meenutada, et seal ma nagu rohkem mäletan teistega kaasa hängimist kui sellist. 96. aastal võitsite te politseiteemaliste kirjandite võistluse nooremate õpilaste seas. Mis teil sellest meeles on? Mitte midagi. Päriselt ei ole. Ja mul pole aimugi, kuidas ma selle võiduni seal jõudsin. Sest et noh, ma olen kirjutanud kogu aeg. Ma nii kaua, kui ma ennast mäletan, ma olen kirjutanud ja tegelikult ka nagu isegi lasteaias juba oli vist mingi koomiks, Minni-Hiir või Miki-Hiir. Selle põhjal juba ma midagi toimetasin, eks ju. Need on asjad, mis on minuga nagu, ma ei tea, sünnist saati nagu veres olnud. Ja kirjutame sellistest asjadest ka, mis nüüd on natuke jäänud tagaplaanile. Aga et ühesõnaga, sa võid mulle ette anda mingisuguse teema, ma suudan sellest midagi kirjutada. Jällegi, noh, kujutlusvõime ja kõik on ju, et selles suhtes mul ei olnud nagu selle teemaga otseselt mingisugust otsest seost on ju. Politseinikuks ma saada ei ole tahtnud, võib-olla olen mingil hetkel, noh, tõenäoliselt mitte, sest ma ikkagi rebeldasin pigem nende piiride vastu on ju. Või siis vastupidi, võib-olla see oligi minu viis uurida, mis see täpselt on ju seal süsteemis, et ma ei ole elus nagu väga palju mingisuguseid medaleid saanud või võite saanud. Et noh, võib-olla sellepärast tol hetkel oli see äge, et ma sain just nagu mingi tunnustuse või võidu on ju. Sest tegelikult inimlikul tasandil me ikkagi tahame seda tunnustust on ju. Ja te tegelesite kooli ajal ka luuletamisega. Kas see on ka, ütleme, tänapäeval teie hobiks veel? Otseselt ma nüüd, ma olen ikka vahepeal, ma räägin, kirjutan küll, noh. Ma kirjutan näitemänge, ma näiteks luuletusi viimasel ajal konkreetselt ei ole. Aga samas võib-olla, kui ma nüüd avan oma märkmiku, kus mul on igasugused asju, mul tuleb mingi mõte, tõenäoliselt ma leian sealt ka mõne luuletuse jällegi on ju. Et pigem ütleme seal, kui ma Tartu Valdorf gümnaasiumis nüüd töötasin 5 aastat ühel hetkel, siis seal ma katsetasin näitemängude kirjutamisega. Ja mulle meeldis teda kirjutada niimoodi, et teater kui teraapia vormis. Ehk siis ma kirjutasin neid nagu täpselt sellele klassile, kellega ma sel hetkel siis teatritunde andsin, nagu nendele noortele, et iga ühele neile nagu eraldi mõeldes. Et nemad saaksid siis kuidagi mõtiskleda enda olemuse, enda kasvamise ja kõige selle üle, et see oli hästi põnev. 2 näitemängu ma sellist kirjutasin ja lavastasin aga rohkem ma ei ole väga niimoodi avaldamise isegi peale veel. Ma arvan, et see tuleb veel mul. Ma arvan, et see on ees. Ja. Te ennist mainisite siin ka, et teile väga, ütleme, pakuvad huvi inimesed, kes lähevad oma nii-öelda valdkonda süvitsi sisse. Keskkoolis teie klassijuhatajaks oli Siret Pung, kes on tuntud väga, ütleme, sellise valdkonda süvitsi minema bioloogiaõpetajana. Millised olid kokkupuutud temaga? Jällegi mäletan, et imetlesin ja austasin teda. Mäletan tema sellist tasakaalukust ja kuidagi jällegi mõistlikkust, sest ega mind bioloogia kui selline ei huvitanud. Et see on jälle minu jaoks nagu kuidagi, ma ei tea, mis mul on, detailidesse minek või midagi on seal, mulle meeldib jälle suuremas pildis asja vaadata vist või luua rohkem on ju. Aga Siretit ma mäletan väga hästi, kui sellist tasakaalukust ja mõistlikkust, mis ma temalt õppisin. Ma mäletan ka teisi õpetajaid, et näiteks üks õpetaja, kes mind väga nagu mõjutas ja inspireeris ja siiamaani ma arvan, et juhatas mind, ütleme siis, õige spordialani.
oli Rutt Kuusamäe, minu kehalise kasvatuse õpetaja, kes õpetas mulle ka hästi palju naiseks olemise ja naiseks kasvamise kohta. Et jällegi kui äge, kuidas sa ei ole kitsalt ainult nagu oma aine peal väljas, vaid sa annad nagu õpilasele rohkem. Ja vaata sellised asjad ka nagu õpetavad. Ja enne Rutti ma olin täiesti kindel, et ma olen täiesti mõttetu igasuguses spordis. Sest ma olen lühikest kasvu ja ma ei suutnud palli visata, ma ei suutnud liivakastigi hüpata ju. Ma olin põhimõtteliselt ainus, kes ma ei hüppanud lihtsalt liivakastini välja. Et rääkimata kõrgusest ja muudest asjadest. Ja siis tänu Rutile ma kohtusingi tegelikult aeroobikaga, mis on tegelikult tantsuline sport. Ja siis ma, koreograafiaga üldse. Pärast seda olengi, erinevaid spordialasid katsetanud, et praegu ma näiteks armastan rohkem crossfiti, aga jällegi see on nagu, sa leiad nagu oma asjad. Et me oleme kõik nagu, me ei ole nagu kui me leiame selle oma asja, et siis seda asja nagu tuleks arendada edasi. Tänu Rutile ma hakkasin ka aeroobika trenne andma siis. Et 7. klassist alates mul oli põhimõtteliselt ka oma taskuraha kogu aeg teenitud. See oli nagu väga äge. Te lõpetasite Kadrina keskkooli 2000. aastal ja samal aastal läks siis pensionile ka koolidirektor Otto Amer. Ehk siis te olite tema viimane lend. Millised olid kokkupuuted Otto Ameriga, kui neid üldse oli? Oli. Ma mäletan, avasin seda ust, kus see õpetajate tuba oli. Ja ma mäletan, et tema oli selline autoriteet. Ta oli selline, keda ikkagi, mäletan jah seda, et nagu austasime või. Et kuskil kõrgemal. Tähtis tegelane, aga samas ma mäletan ka täiesti inimlikku kontakti mingil hetkel, mingisuguseid vestlusi temaga. Et oli küll, aga jällegi nagu pigem mingisugused tunnetuslikud pildid rohkem või. Et jah. Ja keskkoolist, nagu ma aru saan, läksite te Tallinnasse õppima. Kas näitlejaamet oli teile, esimene valik, kui oli seal midagi veel? Vaata, see ongi nüüd läinud kuidagi sealt lasteaiast alates niimoodi loomulikult, et ma hakkasin ju teatri tegemisega juba ka siin Kadrina keskkoolis pihta. Et üks oli ka Silvi Viise oli mul vahepeal, kes siis ka just selle kirjanduse ja eesti keele poolt seda keeletunnetust mulle andis ja kuidagi sealt hakkasin nagu sellega teatriga vaikselt tegelema. Ja siis kuskilt hakkab tulema niimoodi nagu mingi tagaside, et ma tegelikult olen laval olnud väga ebakindel, väga kaua, väga kaua. Et sellepärast minu teemaks praegu näiteks ongi eneseväljendus lavahirm kui selline üldse. Ma olen katsetanud ise erinevaid asju. Ja Kadrinas ka, korraks tulen selle killukesega tagasi, et kuidas ma sinna lavakasse jõudsin. Oli näiteks mul matemaatikaõpetaja, Harri Laugas, matemaatikaõpetaja. Jällegi, mina pidasin ennast mingil hetkel, ma kaotasin nagu selle järje ära, mul hakkasid muud huvid ja siis sa ei keskendu enam sellele, mis sind väga ei tõmba, sa lähed nagu teiste asjadega kaasa. Ja siis Harri Laugas, keda kõik kartsid, ma mäletan hirmsasti, minule jälle väga meeldis ta, sest mulle meeldib selline aus otsekohesus ja tema oli aus. Ehk siis ta ütles mul nagu otse välja ka, et ega sa ei oska seda ainet, et ära üldse loodagi, et lihtsalt ei oska. Aga siis ta ütles ühe lause veel. Ma mäletan, me olin Kadrinas laval, me mängisime mingisugust näitemängu ja Harri oli ka vaatamas. Ja siis ta tuli pärast minu juurde, ütles, et Marin, aga nüüd ma saan aru, sa ei peagi päriselt pingutama ega oskama seda matemaatikat sellisel tasemel. Sa oled laval loodud. See oli esimest korda ja mul siiamaani lähevad nagu karvad püsti. Ja tead, me saime temaga nagu pärast seda sellise kontakti, et jällegi uskumatult hea õpetaja ja tark käik tema poolt. Ta hakkas mulle andma lihtsamaid ülesandeid. Ja ta ütles mulle, et tegelikult oled sa 2 väärt. Sa ei ole väärt seda ainet, aga mina pean sul kogu aeg 3-, sellepärast, et ma tõesti näen, et sul ei ole seda vaja elus. Sellisel kujul. Ja ta andis lihtsamaid ülesandeid, mis ei olnud liiga lihtsad, aga millega ma sain ka hakkama. Nii et mul tekkis uuesti ka motivatsioon seda matemaatika asja rohkem õppida. Nagu õudselt äge.
tema poolt. Siiani mõtlen ja austan seda sammu. Ja püüan ka enda õpilaste puhul muidugi märgata seda sama. Ja siis edasi sealt läks loomuliku käiguna keskkoolis. Ma läksin Rakveresse linnanoorte näitetruppi, kus olid Aili Teedla, Tiina Rumm, kes siiamaani toimetavad. Just käisin vaatamas ühte nende ägedat etendust, noorte etendust. Ja sealt, et see on nagu kogu aeg olnud minuga koos. Ja sealt edasi hakkaski see, et keskkool hakkas lõppema. Üks variant oli lavakas. Ma mäletan, mul oli 3 varianti. Teine ma mõtlesin minna Georg Otsa muusikakooli pop-jazz laulu, sest ma olen laulnud ka kogu aeg. Ja 3. asi, mis ma tahtsin, oli, mäletan, mis see nimi oli siis, pedagoogiline instituut. Ja, telerežiid. Aga lavaka katsed kõige enne ja see võttis mu ära. Nii et ma ei jõudnud isegi avaldusi teistesse koolidesse viia. Et see läks kuidagi, ma olin igas voorus, ma olin kindel, seal oli, ma mäletan, 3-4 päeva. Ma olin täiesti kindel, et ma hävin iga kord, sest kui ma vaatasin, kuidas teised kõik näitlesid laval ja mõtlesid ja julged, ma tundsin ennast nagu sitarattana selles suhtes, et aga vaata, tõenäoliselt, kui ma hiljem mõtlen ka oma õpetaja peale, Ingo Normeti peale, siis ta nagu ütles, et minul oli siis selline orgaanika, ehk siis ma arvangi, et see on see sisseelamisvõime. Et kui teised läksid sauna lavale ja hakkas näitama, mida ma seal teen, siis mina läksin sauna lavale ja ma päriselt nagu tundsingi, kui kuum seal on ja ma olin seal sauna laval. Ja mul ei ole, sa ei teegi seal midagi, vaata. Ehk siis su kujutlusvõime tegelikult teeb oma, et sa ei pea nagu näitama, aga sa oled. Ja siis tõenäoliselt sellepärast meid sinna koolis võeti. Ma mõtlen nüüd ikkagi, et te läksite lavakasse, aga kas ei olnud, ütleme, sellist mõtet, et hakata stsenaristiks? Et te siin mainisite, et kirjutasite palju ja siiamaani kirjutate? Ei olnud. Sellepärast, et ma räägin, see kõik läks niimoodi, et see lavakas võttis mul ei olnud isegi aega mõelda. Juba ma olin seal, juba tuli mingi kirjanduse hunnik ära lugeda ja juba ta haarab, see kool on nii intensiivne, et seal ei olegi aega mitte millegi peale mõelda, isegi tagantjärele, et äkki ma oleks pidanud sinna minema. Sa oled 24 tundi ikkagi kogu aeg seal sees ja toimetad ja õpid 4 aastat järjest. On, ja. Et mul ei olnud, ta võttis mind, haaras mind see laine ja sinna ma läksin. Lavakunstikooli lennud on tuntud, ütleme selle poolest, et nad on hästi ühtehoidvad. Millised olid teie seiklused oma kursusekaaslastega? Meil olid kõige erinevamad inimesed, kes üldse võimalik on ühele kursusele panna, mis tegigi jällegi minu mõttes täiesti ägeda kursuse. Et see igalt ühelt totaalselt erinevad, et jah, kui me vaatasime ka, me ironiseerisime vahel isegi selle ühte hoidmise üle ja et meie olime tõesti, me kaklesime, kemplesime, vaidlesime, aga minu meelest seal sünnib jällegi, et kui sa selle ühte ruumi paned nii erinevad inimesed ja nad ikkagi suudavad leiutada mingisuguse ühtse dialoogi või ühtse vaata konsensuse, siis see on nagu seda enam ägedam. Et oli äge kursus, jällegi nalja sai palju, seiklusi oli palju ja ägedad inimesed ja siiamaani suhtleme mitte kõigiga, aga just nägin näiteks Eva Kolditsat, Mirtel Puhlat nüüd siin Baltuskandeli raames ja Kristjan Sarvega suhtleme ja tema oli kursuse kõige pikem, mina olin kursuse kõige lühem ja ma sain väga hästi läbi ja saame siiamaani näiteks ja Märdiga näeme varsti ja et jah, see suhtlus, kuna seal on 4 aastat nii tihedat andmist ja õppimist, siis sul on ikkagi nagu perekond terveks eluks, et see side jääb. Et jah. Kui te mõtlete nüüd oma lavaka perioodi peale, mis oli see peamine, mis teis kõige rohkem arenes? See on nüüd ka hiljem tulnud sellepärast, et tead, mina olin värskelt saanud 18, maatüdruk, läksin linna, suurlinna tuled, igast viled, et mind nagu see õppimisprotsess väga ei huvitanudki, mind huvitas elu rohkem. Loomulikult mul olid omad õppejõud, kes, see on jah huvitav, et jällegi, omad õppejõud, Anne Türmpu näiteks, kes mind siiamaani nagu
mingid asjad kannavad, mis ma temalt näiteks sain. Ma mäletan teda šamaani trummiga või Eesti regilauluga või Ingo Normet, eks ju, meie kursuse juhendaja, kes kuidagi uskus minusse näiteks ka siis, kui jällegi mu fookus oli hoopis mujal või ma siiamaani mõtlen vahepeal, et miks ta mind nagu kursuselt läbi lasi, on ju. Aga ju siis olid mul ka ikka omad helged hetked. Minu jaoks oli see tohutu lammutamine. Et kui mul enne oli juba nagu, ütleme, saad juba mingisugused, nüüd ma olen 18, ma lähen maailma, ma hakkan vallutama, siis seal tehti täiesti maatasa. Mind isiklikult, et ma ei tea, jälle igal ühel on oma kogemus. Et mina nagu, mu jaoks oli selles suhtes ikkagi keeruline aeg. Et ma hakkasin seda õpetusi ja kõike seda nagu, ütleme, tagant järele alles mõistma jällegi. Sest kõike on seal palju, sa saad ju kõike, sa saad ju balletti, sa saad steppi, sa saad ajalugu, teatriajalugu, sa saad erialatunnid, eks ju. Kõike, hääletunnid, kõik. Et iga õpetaja jällegi inspireerib nagu oma moodi ja siis jällegi olid ka mingisugused õpetajad või õpetused, mis nagu üldse mulle nagu ei istunud ja siis mina ütlen, et pigem mind on nagu alati õpetanud kõige rohkem just mingi inimlik kontakt. Et sealt, Ja pärast lavaka lõpetamist siis tulid Rakvere teatrisse tööle? Jah, ma olin aasta oli vabakutseline, me oma seltskonnaga seal proovisime vabakutselisena ja siis ma jõudsin Üllar Saaremäeni ja Rakvere teatrisse, kus ma olin 11 aastat. Et see on ka jälle selline äge periood, et Üllar Saaremäe on olnud jällegi üks minu suurimaid õpetajaid. Jällegi, kui ma mõtlen, siis ma ei tea, Toomas Suumann, kellega me filosofeerisime, kellelt ma õppisin nagu filosoofia või sellise kohta Volli Käroga mingisugused vestlused, Ülle Lihtfeldiga, naine, kes nagu orkester on ja et jällegi mul tuleb inimeste pidi kõik need asjad, kuidas ma kasvasin ja õppisin ja Eili Neuhaus, kellega ma arvan, et ma sain temaga kõige rohkem katsetada seda, mis see näitlemine tegelikult minu jaoks on. Et mulle meenub ka nagu, acting is called not acting. Et nagu ma enne ka rääkisin, et näitlemine on mitte näitlemine. Et seal on nagu, tegelikult seal on nagu kraadi vahe. Et aga mulle on meeldinud rohkem selline, Eili tegi ka sellist rohkem sellist psühholoogilist teatrit või Stanislavski, et ma lähen konkreetselt selle inimese, ütleme, ja loo sisse ja ma saan inimestele jutustada tema nagu päris lugu, on ju. Et Eiliga ma saingi seda nagu süvenemist praktiseerida hästi palju. Ma on talle hästi tänulik. Ja siis üks, ma juba vist lähen järgmise küsimuse juurde, et üks hästi oluline verstapost või ütleme, arusaamine jällegi, mis asi see näitlejaks olemine oli Andres Noormetsaga 3 mõte, kus ma mängisin Olgat. Et seal oli mingi täis aha-efekte minu jaoks. Ja seal oli ka selline aeg, kus ma siis avastasin, et kuidas ennast valmistada selleks ette. Ehk siis ma hakkasin tõesti kasutama ka neid tehnikaid lõpuks ometi, mis mind aitaksid, toetaksid selles päris olemises seal laval. Mõni aasta pärast lavaka lõpetamist olite siis seriaalis Tuulepealne maa. Nagu te olete siin maininud, ütleme, mõned kursukaaslased olid teil seal, Saaremäe oli seal, mitmedki nimekad näitlejad. Kui mõelda, ütleme, selle seriaali sisu peale, mis seal kõik toimus, see tragöödia, nii, kas ka teie suguvõsas on midagi analoogset olnud? Kas sa mõtled nagu alkoholikurradit või? Ei, ma mõtlen, ütleme, see Nõukogude okupatsioon, kõik need küüditamised, mahalaskmised, kõik selline tragöödia. Ja vaata, nendest jällegi ma väga palju ei tea. Et
jah, ma olen nagu kuulnud üht-teist sealt emapoolsest, kuidas vennad olid sunnitud põgenema, keegi on nüüd jõudnud siis näiteks, ma tean, Austraalias on neid meil mingi liin, eks ju nüüd, Kanadas vist on, noh, erinevad ja siis 2 venda siis, kes nagu siia jäid. Et aga ma kahjuks võt sellest ma väga palju ei tea. Kui mõelda, ütleme üldse selle seriaali peale, ma siin leidsin ühe artikli, mis oli kuskil 15 aastat tagasi kirjutatud ja te seal rääkisite justkui, et vaatasite selle seriaali ära, kui ta tuli, aga rohkem te ei ole tahtnud vaadata. Kuidas see nüüd on olnud? Vaata, see ongi see sama ebakindluse teema kogu aeg, et seda on hästi palju nüüd ka ma õpilastel kuulen, et ütlevad näiteks, et ma salvestan oma hääle ära ja ma ei suuda seda pärast kuulata, see tundub nii võlts või vale või rõve on ja sama on, ma arvan, sel hetkel ma ütlesin tõenäoliselt selle seriaali kohta. Ega teda ei ole lihtne, noh, ikkagi vaadata, ma nüüd olen vaadanud ikkagi üle ja ma saan tõepoolest öelda, et kurat, see stseen oli, vot siin on tõesti hästi, Marin, väga hästi tehtud, sa oled läinud väga ilus orgaaniline ja siis on mingid kohad, kus ma vaatan, no johha ei tee, noh. Et nagu ühtegi asja ei usu, mida sa teed seal on ja. Aga ma suudan endaga juba olla nagu sõbralikum. Et see ongi sel hetkel ma andsin ju endast parima, ma tean seda vaata. Aga see on see tohutu enesekriitilisus tõenäoliselt, miks ma seda ütlesin on ja. Ja mis on ka nagu, ma arvan, et see on endiselt nagu võib-olla nagu osa minust on ja, aga ma saan sellega aina paremini hakkama. Et praegu olen jah vaadanud küll, et see seriaal kannab mind tänini. See on väga hästi tehtud seriaal. Ja seda oli väga äge teha ka. Et tore, et selline asi sai tehtud ja tore, et Ain Prosa mind sinna kutsus. Et jällegi väga tänulik tal. Kui mõelda, ütleme teie nüüd kooliaja peale tagasi, kuidas teil üldse ajalooga side oli? Et tegu on ikkagi ajaloolise seriaaliga, et kas see õpetas teile mõnda kuud? Ajalooga jällegi, noh, see ongi see sama faktid, no täiesti mul on segapudru on ja. Et ma ei tea, no mul on selline asi, et ma teen nagu isegi ajaloost ma suudan teha oma variandi, noh, lõpuks. Et loomulikult ma õppisin sealt just nimelt, õppisin palju, aga kui sa mõtled nagu praegu küsid mult lineaarselt mingitest asjadest ajaloo kohta, siis mul on täielik segapudru, et vahel ma ei tea, mis ma eilne päevgi täpselt tegin, et ma ajan selle sassi võib-olla sellega, mis nädal aega tagasi oli või sellega, mis tuleb veel või ühesõnaga see kujutlusvõime on väga huvitav tegelane vahel. Ja kui ütleme võtta see võtteperiood kokku selle seriaalil, kas oli midagi sellist, mis on jäänud nagu väga pikaks ajaks meelde? Kogu see võtteperiood ma räägin, see oli jällegi, sa lähed ju sinna sellesse, see kõik on nagu meelde jäänud, et ma ei saa nagu midagi eriti välja tuua, et see kõik, sest et sa oled tükk aega selle loo sees, sa paned need samad riided selga, sa mängid seda sama tegelas, siis sa saad teda nagu ajas veel mängida. See on hästi põnev töö. See on tõesti põnev töö. Ma ei oska nagu spetsiaalselt midagi välja tuua. Kas teil oma selle tegelaskujuga tekkis ka mingisugune konflikt, et miks ta nüüd selline peab olema või võiks olla midagi teistmoodi hoopis või? See konflikti ei tekkinud, aga jällegi minu jaoks oli teda väga huvitav mängida. Seepärast, et see viinakurat on ja, et seda, ma arvan, et igal inimesel on omad teemonid ja need teemonid on mind ka väga huvitanud. Nii isiklikul tasandil, kui ka seda, kuidas ma olen näinud, kuidas viinakurat nagu elusid väga palju on hävitanud on ja teatud generatsioonidel veel nagu eriti palju ja räigelt. Et ma ise nagu katsetasin ka väga intensiivselt igasuguseid selliseid, kohtusin oma teemonitega, ütleme noorena eriti. Et testid neid piire, et ma pigem ongi see, et kui ma proovisin nagu mõista isegi see, et keegi ei ole lihtsalt nagu sitapea elus või nagu kurjus täis, et kust see tuleb, et kust see juur on.
et vot see osa on nagu see põnev asi, et see ongi, igal ühel on omad teemonid ja nüüd ongi see, kuidas siis keegi nende teemonitega nagu toime tuleb, on ju. Ja mingil hetkel siis ongi mõne inimese see teemon haarabki endasse, on ju, ja ta ei saagi sellest jagu. Aga mingil hetkel mõni inimene saab hoopis, ta saab sellest üle või ta saab sellest läbi või ta saab sellest sõbraks selle teemoniga, ta oskab temaga edasi toimetada nii, et see ei hävita ta elu, on ju. Et aga jah, siis on jälle selline lugu, kus läheb ja lähebki, on ju. Et pigem jah, nagu mõista, mis seal, proovisin mõista, mis selle pimeduse nagu taga on. Et jah. Ja kui mõelda, ütleme veel kord selle seriaali sisu peale, teie tegelaskuju sai seal küll tragilist hukka, aga kui mõelda, ütleme teie poja peale, teie venna perekonna peale seal seriaalis, kuhu nad oleksid, ütleme, teoreetiliselt edasi jõudnud? Ma ei oska üldse sellele vastata. Päriselt ei oska. Sest et ma peaksin siis jälle sinna loosse uuesti sisse minema, aga ta ei ole mul praegu nii värskelt küll meeles, et ma praegu ei oska. Alati on miljon võimalust. Igas hetkes on alati miljon võimalust. Kunagi ei tea. Ja tuli ka jutuks nüüd, ütleme, teie Rakvere teatris töötamise periood. Te küll mainisite siin ka nüüd juba mõnda etendust. Kas on veel mõni selline roll, mis on eredalt meelde jäänud? No ongi ikkagi peamiselt kõik need, mis ma Eiliga tegin, eks ju, ja üks keerulisemaid vist kogemusi oli ka Cyrano de Bergerac, mis oli, kus ma mängsin Roxanne'i, kus ma veel ei jaganud ikkagi sellest näitlemisest, ma arvan, praegu mõeldest ikka mitte essugi. Aga see, et seda värssi selles mahus nagu ajada veel endale nagu aiu ja suuta seda veel kuidagi nagu orgaaniliselt või rollis või stseenides nagu edasi anda, et see oli päris paras purrakas, et praegu tagantjäreledes vaadates ma selle rolliga hakkama ei saanud. Ma tegin ta lihtsalt ära, jällegi, nii kuidas ma sel hetkel oskasin. Et kui seda praegu mulle antaks, ma arvan, et seda oleks nagu päris huvitav uuesti teha. Et mis siis tuleks. Et on ka mingid rollid, mis mul on olnud, aga neid ma ei ütle välja, sest äkki nad ikka tulevad veel. Et mingisugused rollid, mis ma tahaksin kunagi ära teha. Aga nagu elus üldse asjadega, siis mõnikord mul on tunne, et suured asjad, mis sa tahad teha, ära neist enne räägi, kui juba mingid sammud on astutud. Ei maksa. Et jah. Te mainisite, et te töötasite Rakvere teatris 11 aastat. Kus tuli see hetk, et te otsustasite sealt ära tulla? See on nagu elus ikka, et vaata inimene tahab hirmsasti olla mingil hetkel mugavustsoonis, on ju. Hirmsasti, mina on ka, ma väga mugav inimene. Aga siis ühel hetkel võib-olla hakkab nii paha seal ja asjad ei hakkavad nihu minema või see on nagu ju pusle või doomino efekt, on ju. Ja siis ühel hetkel hakkab nii paha, et sa oled otsitud nagu mingi lahendusi leidma ja sealt välja astuma. Et mingid asjad on siiamaani meeles. Näiteks Üllar Saaremäe ütles mulle ükskord jällegi, et küsis mult ühe küsimuse, et Marin, mis on sinu kirg elus? Ja siis ma mõtlesin, oota, aga nagu, mis mõttes, et nagu see töö, mis ma teen, et nagu see ju ongi, siis ütles, kas sa paneb sul hinge helisema ja silma särama, täpsustas. Väga ei pane, et on nagu töö ju, et seega ma saingi nagu aru seal mingil hetkel ka, et ma olin nagu autopiloodi peale jäänud. Et ma imetlen siiamaani neid näitlejaid, sest et sa sõidad kogu aeg välja, sul ei ole oma elu. Mul sündis esimene laps. Ma ei teadnud isegi, millal tal mingid hambad tulid või läksid. Ma olin kogu aeg tööl. Ja ma ei teadnud sellest elust väljaspool seda teatrimaja praktiliselt mitte midagi. Ehk siis see ongi nagu sa annad ennast nagu üleni ära. Aga siis ma ühel hetkel, kui see laps hakkaski, vist Elli sai 3-seks, et
siis ma nagu hakkasin jällegi mõtlema, et äkki on midagi veel, mis mul oleks vaja maailmas kogeda või midagi maailmale anda, et ma tegelikult ju ei ole seal selles punktis juba ammu nagu rahul ja ei suuda ka ju anda, kui sa oled korduvalt näiteks läbi põlenud, on ju. Et ja siis see oli väga raske otsus nagu igal tasandil, sest kui sa oled ikkagi 11 aastat nagu ühte nagu vagu, eks ju, kündnud, siis kohutavalt palju ütlen, see on nagu väga huvitav. Et et siis jah, see otsus teha, sest et sa ei tea tegelikult, mis sind ees ootamas on, aga see tunne on nii tugev, et sa pead selle sammu astuma. Et ma mäletan, ma andsin selle lahkumisavalduse lõpuks Üllerli, ma nutsin, sest ma tundsin, et ma olen isegi nagu, et ma olen nagu, ma olen alla andnud või et ma olen, jah. Aga tegelikult oligi see, et üks uks lihtsalt sulgus. Ja sealt selline muutus või sellest lahti laskmine sellest ühest eluperioodist, see ei läinud ka lihtsalt, et see kestis ikkagi paar aastat. Aga siiamaani ei ole ma kahetsenud seda otsust, sest et väga palju teisi uksi ja perspektiive ja võimalusi hakkas pärast seda ikkagi mulle ilmutama. Jah. Viimased aastad olete te olnud elanud Hispaanias. Kas see oli siis koheselt pärast Rakvere teadusest lahkumist või oli seal mingi pikem periood vahel? See ei olnud kohe, sest ma olin ikkagi aastaid vabakutseline, siis ma vaikselt hakkasin liikuma, avastasin uuesti õppimise, mida ma ei olnud teinud, sest et sul ei ole aega selle töö kõrvalt nagu praktiliselt mitte midagi. Ei reisida, ei õppida, mitte midagi. Et ma hakkasin, näiteks õppisin pedagoogikakursusel, ettevõtluskursusel, niimoodi vaikselt, samal ajal siis vabakutselisena toimetades. Jõudsin ka ühel hetkel siis igasuguste koos kirjutamisteni ja ühel hetkel ma mõtlen, beebiteatrit tegime beebidele ja sellised hästi huvitavad projektid, täiesti uued projektid ja uued uksed. Ja aina rohkem hakkasin tegelikult paralleelselt minema sinna õpetamise juurde. See siiamaani mulle on väga südamelähedane, et edasi anda seda, mida ma ise olen nagu aastate jooksul praktiseerinud, mis toimib. Kogu see teema, see eneseväljendusblokid nii elus kui laval, lavahirm nii elus kui laval, vahet ei ole kus, see on üks sama asi, on ju. Et kuidas me väljendame rohkem, võiksime väljendada rohkem, mida me mõtleme ja tunneme ja päriselt nagu minu arust oleks palju lihtsam, no poliitikutel ka, on ju. Räägime nagu päriselt asjadest või nagu leiame päriselt üksmeelt või nagu, mis asja, jaurame siin niisama. Et jah, see kõik on nagu suur teema ja siis ma sain 40. Võib nimetada seda keskkriisiks, võib nimetada seda ükskõik, mul jumala puhlad. Selles suhtes kriis on minu jaoks alati kasvamine. Et ta ei ole mugav, ta ei ole meeldiv. Aga kui sa sealt läbi lähed, sa saad aru, et see vana ei toimi enam, sul on vaja midagi uut, aga sa ei tea, mis see uus veel on. See ongi kriis ja see on rõve koht, kus olla tegelikult. Aga kui sa sealt läbi lähed, siis tuleb alati midagi paremat. Et see Hispaania oli minu lapsepõlve pilt mingisugune, palmid ja see soe ja päike, mul isale juba meeldis. Isa käis mul hästi palju Taimaal näiteks. Aga mind on Hispaania, nii palju kui ma reisinud olen, ma ei tea, kogu aeg nagu kutsunud. Ja siis ma ka mõtlesin, millal ma siis proovin selle ära, Millal, kuhu ma seda lükkan, kuhu ma oma elu lükkan? Ja siis vaikselt läksime niimoodi, et 1 kuu või lähme 2 kuuks või 3 kuuks või. Siis kogu aeg nagu pikenes see aeg, aga mul on kogu aeg olnud 2 kodu, ma ei ole kunagi Eestimaaga side kaotanud. Et ma ei ole niimoodi läinud, et ma lähengi lõplikult kuskile ära, on ju. Ma proovisin küll seal igasugust integreerumist ja kogu seda Hispaania bürokraatia asja, õppisin väga palju seal enesekehtestamist ja seda, kuidas täielik su identiteet laguneb. Sest et ma võin Hispaanias öelda, et ma olen Eesti president, nad võivad mind uskuda, ma võin ükskõik, kes seal olla. Aga ja kes sa oled, kui sa järsku ei ole enam see, kes sa arvasid, et sa oled. Ja sul ei peegelda ka tuttavad inimesed enam seda, saad aru.
patsutavad sulle õla, tubli, keegi ei tea, kes sa oled. Et see on täielik nullpunkt, mida enda kohta jällegi avastada. Ja. Tulles tagasi ütleme selle vabakutselise näitleja perioodi peale, milline elu on üldse vabakutselisel näitlejal? Ettearvamatu. Et noh, sul ei ole haigekassa kindlustust ja siis kui tööd ei ole ja see on üks selline huvitav aspekt, et haige olla väga ei saa. Või kui saad, siis võib-olla peab raha taskus, aga vabakutseline näitleja, kes talle väga maksta tahab, kes üldse näitlejale väga palju maksta tahab. Või üldse, see on kogu maailmas praegu, vahet ei ole, mis ametil sa oled, et rassimine ja rapsimine käib praegu igal tasandil, et oled sa näitleja või kes iganes. Aga samas mulle meeldib nagu rohkem ongi selline projektimajandus või projekt, sellepärast, et seal on algus ja seal on lõpp. Ja ma saan vahepeal intensiivselt, mulle meeldib tõesti, et kui ma teen, ma lähen üleni selle asja sisse. Ja siis ma annan nendest rohkem kui 100%. Aga ma ei ole maratoonar, ma ei saa anda pikalt kogu aeg 100%, sest mul on lapsed, mul on igasuguseid, nüüd ma võtsin kassipoja endale eile, et nemad tahavad ka koer on, et ma ei taha enam kogeda, ütleme, ma ei saagi enam kogeda seda ainult, et seepärast ma imetlen neid maratoonarid, et kuidas sa seal siis niimoodi laveerid oma kõige selle muuga, perega ja kõige sellega, et seepärast mulle meeldib projektimajandus ja mulle meeldib ka ikkagi ettevõtlus rohkem, et ma saan rohkem sättida, millal ma teen, mida ma teen, kellega ma teen, aga ta on ettearvamatum kindlasti, et just nagu jällegi maisel ja rahalisel tasandil ju, et paras purakas. Tulles tagasi nüüd Hispaania juurde, kas te saite ka hispaania keele selgeks? Lõpuks küll, jah. Väga raskelt tuli, aga jällegi, kuna ma ei tea, mida vanemaks ma saan, seda vähem ma nagu kardan eksida. Ehk siis mina hakkasin kohe seal puristama neid esimesi olla ja graatia ja muid ja panin kogu oma emotsioonid, miimika, käed, ma panin kõik mängu. Ja öeldi mulle algusest peale juba, et nemad saavad minust aru. Ja ma tõesti ei karda eksida ja ma õppisin ka, muidugi ma võtsin kursuseid ka. Ja praktiseerisin igal pool, sest et hispaanlane on ju väga suur suhtleja. Sa lähed poodi, sa võid müüa, kõik seal on järjekord, aga kui meil on müüaga väga olulist midagi rääkida, siis me räägime ära, teised ootavad, keegi pahanda. Sa võid kuulata poolda elujugu ära või võib-olla tal oli täna hommik väga kehva ja sa saadki praktiseerida. Või siis kuskil järjekorras või hästi-hästi kerge on Hispaanias selles suhtes suhelda. Aga seal on ka see, et ikkagi sa saad sellele keelele pihta, aga ütleme mingi släng või huumor või vaata need väikesed rosinad, et vaat sellele pihta saada, see ei ole enam nii lihtne. Siis peab ikka rohkem, ma arvan 10 rohkem aastat või ma ei tea. Vaat seda ma ei tea, sest ma ei ole nii ka olnud. Et ma praegu naudingi Eestis, ma ainult käin ja suhtan hästi palju just seda, et ma ei pea üldse mõtlema, nagu tõlkima. Ja just seda, sa saad sügavaid vestlusi pidada, sa saad nalja teha igal tasandil, sa saad iga slängi kasutada, kui tahad ja võt seda osa. Seda ma igatsisin hästi palju. Millega te üldse Hispaanias tegelenud olete? Katsetasin jälle erinevaid asju. Et näiteks üks aasta ma panin kokku, 10 last mul tuli kokku. Seal on hästi selline international rahvusvaheline seltskond, mis on minu jaoks väga äge, sest kunagi lapsena ma unistasin õppida sellises klassiruumis, kus meil on erinevad nahavärvid, erinevad kultuurid, erinevad taustad, täiesti erinevad temperamendid. Et nüüd ma nagu tänu laste koolidele siis katsetasin ka seda, nägin ka seda maailma. Mulle väga meeldib see multikultuursus. Mis see küsimus oli? Et millega te tegelenud Hispaanias? Läbi selle mul tuligi see multikultuursus, mul tuligi see mõte, õigus, et et mida ma teha saan? Ma nagu näitlemist, et
okei, see nõuab, ma tean, et põhimõtteliselt saaks ka seda teha, aga see nõuab juba väga palju lisatööd ja ma tahtsin tegelikult sel hetkel ka näitlemisse väikest pausi saada. Ma olin nagu sellest väsinud. Jälle see oli kuidagi muutunud tuimaks tukseks. Ja ma ei saa teha oma tööd, kui seal ei ole nagu seda, et ma tahan teha. Kahjuks, või tõenäoliselt saaksin, aga ma panin kokku erinevatest rahvustest lastele inglise keele praktiseerimise tunnid läbi teatri. Ehk siis jällegi, leiutasin koha peal. 1 aasta näiteks tegin seda, täitsa hästi toimis. Ja samamoodi online'i olen ma teinud kõrvalt. Näiteks on Eestis selline platvorm nagu Edumus platvorm, kes korraldabki koolilastele erinevaid kursuseid, online kursuseid, alates kriminoloogiast lõpetades siis minu kursusega. Esinemine, eneseväljendus, esinemishirm. Läbi selle platvormi ma olen kogu aeg töötanud tegelikult Eesti noortega. Ja siis ma ühel hetkel hakkasin ka ja nüüd ma praegu siis töötan välja oma isiklikku online kursust, aga see on praegu rahvusvahelisel turul, ehk siis ta tuleb inglisekeelne. Aga see on praegu välja töötamisel ja rohkem ma siis sellest igaks jooks veel ei räägi. Aga nüüd tulevad, on juba uusi mõtteid, nii et. Nüüd te selle suvel olete Eestis. Kui tihti te üldse Eestis käite? Ma iga suvi ja ikkagi, jah, põhimõtteliselt iga suvi, aga nüüd ongi see, et on see üks periood läbi saanud ja praegusel hetkel tuleb mul jälle Eesti projekt rohkem. Ehk siis Eesti periood, aasta või paar kindlasti. Ma tunnen, et ma nüüd olen rohkem siin. Et sellepärast ma ütlengi, et ma nüüd vaatan siis huviga, et mis ideed nüüd siin tulevad. Et ma kindlasti tahan ka Eesti noortega töötada. Samas mul on jäänud kõik need Hispaania kontaktid, erinevad MTÜ'd ja erinevad projektid on praegu ka loomisel, koostööprojektid, eks mulle meeldib tegelikult see. Ühe projekti ma siin tegin ka Erasmuse projekti raames, Eesti ja Hispaania selliste noortevahetuse, mille tulemusena tuli ka etendus. Ja see oli nii äge vaadata, kuidas Eesti ja mis me saame üksteselt õppida. Et see sama näiteks kas või tööeetika, kus meil tekkis lausa ühel hetkel seal projektis nagu selline konflikt. Et Eesti noored, me loome koos etendust, on ju. Eesti noored tahavad, teeme tõsiselt selle töö ära, teeme selle asja ära, siis on tehtud ja siis lähme lõbutsema. Ja Hispaania noored ei saa aru neist, nad mõtleb, miks nad nii kurjad on, meil oli totaalne konflikt. Nad on nii kurjad, nad on kamandavad, nad arvavad, et me ei oska midagi ja selgus, et hispaanlane siis seletas lõpuks, ütles, et aga meie tahame, et meil oleks tööd tehes ka lõbus, et tööd saab ka nagu lõbusalt ju teha. Vaata, kui erinevad mentaliteedid on ju. Ja võt see osa paelub mind näiteks väga. Ja see mõistmine ka lõpuks, kui me nagu need asjad seal välja saime ütelda, siis konflikti ei olnud enam ju. Tekkis see mõistmine on ju. Et võt sellist teineteise mõistmist ja seda, see on tõenäoliselt see on minu selline tagakuklas kogu aeg, et kui ma neid asju teen. Seda võiks nagu rohkem maailmas olla. Oli väga huvitav kuulata teid ja loodame, et nii siin kui sealpool projektid õnnestuvad. Kõik edu teile. Aitäh teile. Aitäh kutsumast, aitäh. Kui Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 34. saade on eetris juba 5. augustil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa
mahlad õlut saab. Need põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlut saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. ning kui oled sõber